Ja saate lõpuks palume teid taas Tartusse, Seperini keskuse alla, Vanja autopesulasse ja muu hulgas teeme selgeks, kumb on siis ikkagi parem, kas svammi või harjapesu. Milline on teie seisukoht? Millega oleks parem? No meie seisukoht on endiselt ja jätkuvalt see, et svamm on ohutum ja mul on niisugune tunne, et mis siin arvata, et teeme asja nagu laboratoorse katsega kindlaks. Teeme siis pesula katsega kindlaks ja ole hea, et kuidas seleta natukene see katse põhimõte meil praegu siis välja näeb? No katse näeb välja niimoodi, et me peseme 3 erinevat tüüpi pesuvahendiga siin poleeritud kapoti peal ja vaatame, mis see tulemus on. Et esimese ringiga siis õõrume seda pinda nagu õrnalt ja teise ringi puhul õõrume seda pinda veidi tugevamalt. Siinkohal võtan ise pesija rolli üle, et kõik oleks erapooletu. Ja nüüd siis kuivatame pinna ära ja vaatame, mis nagu juhtunud on. Võtame üks šampooni maha. Võib-olla kaamera silmal on seda raske haarata, aga siin on tegelikult täiesti näha need samased sellised triibud, mis on jäänud siis harjapesusse kapoti peale. Teinekord veel ja kõvemini, sest just reeglina nii tehakse paljudes pesulates, et mustus kätte saada. Kuivatame taas pinna. No nüüd on meie see tugevuse test ka tehtud ja kui siit väga hoolikalt vaadata, siis see esimene pind sai pestud svammiga. Siit me küll praegu mingisuguseid selliseid tõsiseid jooni avasta, aga siin 2 puhul on kohe näha, et on siin selle pesurajoonis jooned peal. Nii et taas me võime ikkagi tõdeda, et kes veel kahtleb, siis svammipesu on ikkagi kordades tõhusam. Just nii, et mitte ainult tõhus, vaid ka ohutu. Et me praegu peame silmas ikkagi ohutust ja kui rääkida ohutusest edasi, siis ma juhin tähelepanu ka sellele, et professionaalsed pesijad peaksid kasutama ämbrites ka liivapüüdureid. Miks see on siis? See toimib niimoodi, et kui paratamatult nagu pestes me toome ju liiva pesuämbrisse, siis see atribuut siin piirab igasugused vood, mis põhja langenud liiva tõmbavad uuesti käima. Seega, et liiv, mis siia langeb, see põhja ja me peseme ikkagi suhteliselt puht veega pealt. Miks ma peaksin ikkagi tulema oma autopesulasse pesema? No autopesula teenuseid kasutada on mõistlik sellepärast, et siin on meil väga lai valik erinevaid puhastusvahendeid, sest põhireegel on see, et mustus ei tohiks nagu maha nühkida, vaid mustuse peab lahti võtma vastav siis puhastusvahend. On see siis pigileotus või üldleotusvahend või sisepuhastusained, et igasugune nühkimine kahjustab pindasid. No teil on professionaalne keemia olemas. Saate te seda pakkuda ka teistele autopesulatele? Jah, meie tegeleme ka Presta ja Malko esindusega Lõuna-Eestis ja me müüme neid edasi teistele pesulatele, et soovitame pesulatel kindlasti valida siis üks konkreetne tarnija endale ja teha temaga koostööd. No siin meie kõrval on üks auto ja seda autot ei ole päris tükil ajal pestud, korralikult pestud autopesulas. Kui veel rääkida ainetest, sa lasid siia auto peale mingit ainet enne. Mis ainest sa siia lasid? See on eelleotusvahend, mis siis võtab lahti nii asfaltipituumeni kui ka soolad ja sellega kaasa tulev metallipuru, millest meil oli ka eelnevates saadetes juttu. Et tavaline leotusaine neid lahti ei võta ja praegu, et see katse oleks nagu jälle hästi näitlik, me tegime niimoodi, et me jätsime pool ust selle eelleotusvahendiga katmata ja pärast me vaatame, mis seal siis vahe on. Ja siin tegelikult kõigile üllatuseks me võiksime näidata teile seda musta joont. Mis asi see must on, mis siit auto pealt nüüd praegu maha voolab? No see ongi maantee ja ütleme teede mustus ehk siis bituumen. Ilmselt paljud autojuhid ei kujutagi ette, mis kord nende auto peal üldse võib olla. Jah, et kui ei keskendu detailidele, siis neid ei näegi.
no nüüd on see auto meil töödeldud erinevate vahenditega ja ilmselt vist paremat näidet kui praegu ei ole üldse olemaski. Siin on väga eredalt näha, mis tegelikult toimub. Jah, et visuaalselt on näha, kust jookseb see nii-öelda tugevama eeljootuse piir, et siin on pind hästi nagu sile ka ja kui nüüd käega siit katsuda, siis on nagu lausa sihuke nagu liivapaber. Meil on võimalik teile näidata ka fotosid siin ekraanil ja kui neid fotosid vaadata, siis hakkab väga hästi silma see, et heleda auto puhul, igasuguste autoliistude puhul on seal liistu ääres sellised tumedad randid. Millest need tekivad? No need on tõenäoliselt sellest, et automaatpesula eel on siis keegi ise enda autole pannud mingid pigiliotusvahendid peale ja see osaliselt on lahti sulanud ja osaliselt on ta jäänud siis ka pesuharjade külge. Ja heledate autode peal on väga hästi näha, kuidas teistpidi jälle auto peale tagasi kantakse teravate servade peale. Klientidel on meil aasta lõpus välja pakkuda siukene kampaania, kus siis kõikide talviste leotuspesude vahel me loosime välja kuni 6000 krooni ulatuses ilutulestikku. Nimetatud kampaania on siis meil 28. detsembrini, et kellel on huvi ikkagi aasta lõpus pauku teha ja selleks eraldi kulutada ei taha, siis soovitame lihtsalt autot hooldada. Kampaania tingimuste kohta saab täpsemat informatsiooni meie koduleheküljelt www.autogavanni.ee.